Mina näen enda kõrval intelligentset džentelmeni, austus- ja armastusväärset, hea humorisoonega, edukat, usaldusväärset. Ma soovin vaadata mehele teatud mõttes alt ülesse, teda austada. Rõõmsat ja õnnelikku inimest enda kõrval soovin näha. Jesus Christ. Ja lisaks ta võiks olla hea huumorimeelega, emotsionaalselt intelligentne voodis nagu noor Apollo. Ma räägin teile ühe loo. Miamis on pood, kus müüakse mehi. Poe uksel on juhend kaupluse külastajatele. Kaupluses tohib käia vaid ühe korra. Korruseid on 6 ja igal korrusel on erinevate omadustega mehed. Võid valida mehe mis tahes korruselt või minna edasi järgmisele korrusele, kuid tagasi eelmisele korrusele minna ei tohi. Naine läheb poodi. Esimesel korrusel müüakse mehi, kellel on töö. Naine läheb järgmisele korrusele. Teisel korrusel müüakse mehi, kellel on töö ja kes armastavad lapsi. Naine läheb edasi, obviously. Kolmandal korrusel müüakse kenasid mehi, kes armastavad lapsi, kellel on töö. Vau, mõtleb naine, aga jätkab siiski oma teekonda. Neljandal korrusel müüakse kenasid mehi, kellel on töö, armastavad lapsi ja abistavad kodutöödel. See on juba tõesti tore, mõtleb naine. Siia võikski jääda, aga läheb siiski järgmisele korrusele. Viiendal korrusel müüakse romantilisi kenasid mehi, kellel on töö, armastavad lapsi ja abistavad kodutöödel on poodis nagu mega head. Naine tunneb suurt kiusatust ostu ära teha, kuid arvab, et järgmisel korrusel on siiski veel midagi paremat ja jätkab teed. 6. korrus on tühi. Peale sildi oled 6. korruse 31. miljonendas külastaja. Selle korruse eesmärk on tõestada, et naistele on võimatu meelt mööda olla. Täname külastuse eest. Naiste poe kõrval on ka meestele midagi, kus müüakse naisi. Ka seal on 6 korrust. Esimesel korrusel müüakse naisi, kellele meeldib seks. Teisel korrusel müüakse rikkaid naisi, kellele meeldib seks. Keegi ei ole kunagi käinud 3. kuni 6. korrusel kerti. Wow.